põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist! Jalgpallistuudio on ruttu tulnud sellise 2 nädalase vahega. Räägime täna rohalikust jalgpallist stuudios 3 esiteks. Mina olen siis Väetite esindaja Heido Kaljurand. Nädal aega haige, tõbine, võitlen palavikuga, nohuda, töhada, kõige muuda. Ehk siis ei ole kõige parem seis. Veel Väetin mees on Anders Ooperil loomulikult erinevad tervisehädad, kõhuhädad, aga läbi vaeva ja raskuste jõudis kohale. Tere, Andres! Tervis! Ja meie siis esindaja, metsapullide esindaja, loomulikult tänane sünnipäevalaps, palju õnne. Madis Kalvet, 41, mis tunne on? Normaalne. ei läinud halvemaks ega paremaks, et sama tunne nagu eile on. Miks ei olnud, kui ma tööle tulin, ei olnud pikki lauda, kus olid viinapitsid, kurk ja ütleme sellised täidetud munad. Et kus on jäänud selline suur sünnipäevade tähistamine, Madis Kalvet? Kuidagi jah, see nagu minust nii kaua, kui ma siin majas olen töötanud varsti 10 aastat, et siin kuidagi ei ole nagu seda sükast traditsiooni nagu olnud. Omal ajal meil Postimehes nagu oli küll see Peep Pahvi eestvedamisel oli süke tavaline, et kilu leib ja siis jah, samad viinapudelid ka, et see ikka käis nagu toona seal nagu asja juurde, kuidagi, ma ei tea, ajadust on muutunud, tuleb tunnistada. Jah, kes neid aegu ütlja muudab, kui me ise. Aga võtame rottu meisterliiga, jalgpalli Ale Kott Premium liiga, aga kuna vahepeal on olnud 3 mooru, siis enam ei jätta neid mänge lihtsalt ette ekseldama, et mis mängudes juhtus ja kõike seda, et see oleks nagu üsna pointless kuulamine meile kõigile, ma arvan. Aga teeme siis nii, et kuulus toimetaja nimega Heido Kaljurand mõtles välja 10 küsimust, mis senise hooaja kohta, läbi nende siis proovime ka viimased nädalad läbi rääkida. On siis nii meeskondade kohta küsimusi, on ka mängijate kohta küsimusi, ehk selline pilt ette, et kes on suuremad õnnestujad, ebaõnnestujad ja kõike sellist. Aga et seda raamistikku teha, siis lugedeme ette tabeliseis Nõmme Kalju 6 vooru ajal 16 punkti, Paide 13, Levadia 12, Harju ja Flora 9, Nõmme United 7, Trans, Tammeka, Kuressaare kõik 6 ja Vaprus üksinda siis 3 punkti peal. Ja esimene küsimus taaskuulajatele, formaat on selline, et proovime, vaatame, kui õnnestub, et iga üks meist pakub siis ühe kandidaadi välja, mis on erinev, nagu ikka. Ja siis me konsensuslikult, ehk siis mina otsustan, milline on neist 3 õige vastus. Ehk milline meeskond peab olema kõige enam mures, on esimene küsimus, ehk siis 6 vooru mängitud, kelle seisna jäi kõige hapram. Alustame siis Anders võib-olla sinust, ja siis ütleme ka miks. No jah, ega kui vaatad ju tabelile otsa, siis ikka Pärnu peab kõige rohkem vist mures olema. Alustati jah 3-2 võiduga, tuldi on ju sellisest kaotusseisust välja, et võiks ju kõik roosiline olla, aga võta näpust, et kõik liigub pigem vales suunas hetkel. Ja mis siin kohe vahepeal juhtunud on, kaotasid 0-2 Harjule, mis oli selles mõttes pahandus, siis kaotasid 1-2 Levadiale, mis on täitsa okei, ja siis nüüd nädalavahetusel 0-2 Florale. Et on olnud viimastel nädalatel see graafik nagu raskem, aga ma ütlen, et... No ongi, seal jäeti ju väravad löömata ja asjad, et neil võimalusi on, ega see mure ei ole nüüd nii jõudne, kui sa saaks ainult mõned väravad sisse. Aga mis on Pärnul valesti? Ma ütlen, et ma arvan, meie kõigi esimene valik oleks olnud Pärnu, üsna selgetel põhjustel tõesti 3 punkti. Kui me siin mingi hetk saime rääkida, et oi Pärnu, et meil kaitseliinist on kõik puudu ja kõik need jutud, eks ole, siis nüüdseks võib öelda küll, et on ju tegelikult täitsa selline meeskonna moodi. Ma ütleme, kui vaatame kuulsat XG näiteks Flora vastu, siis see oli 0,17. Selles mõttes, tähendab, neil ei olnudki võimalusi statistiliselt, eks ole, ja kui me vaatame siin samamoodi mängiti Harjuga, siis eks ole, nendel oli XG-kuulusel 1, Harjul 3,4, et laias laastus, auskoor oleks võib-olla isegi 1,4 olnud või 1,3, et asjad rummalgi pool ei lippa, ja mis on jah, seda rummalisem, et Villota tagasi, Sepik tagasi, jutt oli, et kui kaitse saame korda, siis hakkab minema. Nüüd oligi Lepik, eks ole, rünnakul, Pajo mängib jälle, kõik toimib, kõik mehed tähendab on olemas, Limberg, Viidas, Ärtel, aga on teil mingi arusaam, mis on valesti? Ma arvan kindlasti on see, et
võib-olla tihtipeale seda ka alahinnatakse, aga tegelikult psühholoogiline pool, ma arvan, väga nagu oluline olla, kui see 1-7 lidakas tuli sealt Nõmme Unitedilt, siis sealt ja küll järgmise mängu järel öeldi, et nüüd niisugune meeskondlikkus kuidagi oli nagu tagasi, aga samas tundub, et see kuidagi kogu see meeskonna kuidagi energia või selline üldine olek või kuidagi seal on niisugust nagu, ma saa öelda, nagu peatolekut, aga sellist kuidagi ise ka nüüd ei tea täpselt, mis nagu vasak käsi või parem käsi parasjagu teevad või nagu niisugust, ei ole sellist nagu kindlust või sellist otsustavust või... Ja see ebakindlus kandubki edasi. Võimalusi on olnud ju, seal lüüakse, ma ei tea, peaaegu tühjast väravast tagant postist lihtsalt mööda ja seal on neid võimalusi olnud, see Villota võimalus täitsa lõpus oleks on viik, on ja, et kui sellised asjad kukuvad sinu kasuks, me ei räägiks neist niimoodi. Aga selles asjas võib-olla ongi täpselt see, et kui sul on natuke ebakindel oled, siis see nagu spiraalina nagu lähebki ja see ongi keeruline, jah. No, suurim mure, et sul on ikkagi kaitse, et neil veel ei ole see hooaeg mängu olnud, kus nad oleks alla 2 värava sisse lasknud, et ja mängitud on, eks ole, Nõmme Unitediga, Transiga, Harjuda, ei saa öelda, et ainult, eks ole. Ainus asi, mis positiivsust võibki tuua, on see, et ees ootavad omasudustega mängud, et nüüd need hirmsamad meeskonnad mõnes mõttes läbi käidud, eks ole, et siin nüüd saab tureda proovida. Aga ma arvan, nõus, et vapruse seis on kõige hapram. Kes on sinu mures oleku tabelis välja pakkunud? Mina oleks pakkunud ka vaprust, aga kui ma saan aru, et ma pean pakkuma kedagi teist, on jah, said õigesti formaadist aru. Tubli lõpus oleti. Aitäh. No ma arvan, ma pakuks siis äkki ikkagi järgmisena Transi võib-olla, sest et kuna neid ikkagi pigem ju eeldaks siuke tabeli keskmikuks, nüüd kui Maksimkin on ka selle ränga vigastusega väljas, kes ikkagi on seal ikkagi meeskonna liider, sama nädalavahetusel, kui kaotati ka ju 1-5 seal Unitedil, et esimesed 20 minti oli nagu ilgelt hea mäng, aga siis lagunes nagu jälle täiesti nagu ära, et ja Pareiko seal ka veel tegi oma asju. Ma arvan, Pareiko nime me veel mainime siin ühes kategoorias, olgem ausad, aga Transi puhul on jah see, et kuidagi sellist pole nagu sellist kindlust miskipärast ülesand, et tõepoolest, et see mäng päris märgiline oli see mäng ikkagi Nõmme Unitediga, et sellist asja, et sul on 20 minutit valitsed niimoodi, et see vastane ei saa oma taristusest välja sisuliselt, see mõttes, et sa lihtsalt surud ära ja lõpuks kaotud 1-5, sellist asja, mis toimub, et sellist ja eks ongi, et samas Tammekat, eks ole, 3-0 võitsid enne seda, et kuidagi üles-alla see asi käib. Aga ma ütleks, et see on kogu selle praegu esimeste voorude nagu võtmesõna, see ebastabiilsus, isegi mängu sees on, et vahepeal tehakse ulme ilusaid asju, kombinatsioonid kõik, ja siis antakse selliseid valesööte, et see nagu see ebastabiilsus, see kuidagi kajastub. Mina jääks ikkagi sellise meeskonna juurde, et nagu Flora. Kuigi on, mis siis vahepeal juhtunud on, eks ole, me läksime siit ära, et sel hetkel nad kaotasid Harju Laadrile. Aga peale seda tuli otsa kohe kaotus ka Tammekale. Ehk siis selle alustati või oligi 3 männu kaotuste seeria, me nüüd vägevalt tuleme tagasi, aga tegelikult see 2-1 võidab Kuressaaret, see ei ole ju vägev, eks ole, et selline pigem raskustega 2-1. Ja see 2-0 siis nädalavahetusel Vaprust, ei ole ka veenev, et see on tulnud küll tulemusi, aga see tunnet, et ma ei tea, Flora läheb siin, mängib Levadiaga näiteks nüüd see nädalavahetus, et ma arvan, mina julgeks pool oma palka küll Levadia peale panna. Mis on nagu huvitav, kui ma praegu täna ka natuke vaatasin seda tausta, et ka Floral seda nüüd ikkagi veavad jälle need vanad mehed seal ees on Senjov ja Sapinen, keskväljal, kes rohkem mänguaega saab, Antonov, mees, kelle puhul eeldati, et tuleb siin trenni kvaliteeti andma, nüüd on nagu põhimees seal lööb ära, vaid et kuidagi see viimane värav meeldis mulle väga, kuidas ta kohvile saatis. Hops, aga minu arust kasvõi ka seesama Senjovi löök näiteks, ja küll sellised väljalt siuke tagasi pärkunud pall on, aga lihtsalt see, kuidas ta ära lahendas selle väga, me näeme, ma ei tea, Premier League'is näeme selliseid väravaid, et niimoodi lüüakse, et ikkagi need, ütleme nii, et noored seal eespool vähemalt nii palju kaela hetkel vist ei kanna, et Florat seal nii-öelda tassida. See Kuressaare mäng oli. Üks nendest võib-olla noortest siis Alamad. Alamad tõesti, et väga küpselt teeb seal ääre peal ära, teeb tegusid nii-öelda. Ütleme, ta võib-olla üks vähesed üldse liigas, kes nagu teeb niimoodi ääre peal ära, et ega neid väga palju pole. Mulle väga meeldis, kuidas ta
ühega näiteks tõmbab kohe mööda vastasest, kes tuleb liiga kiiresti talle peale, ei väga küpselt teeb praegu asju. Aga jah, et siin sama mäng Kuressaarega, touch weight, peallöögid 18-15. No see mõttes, kuidas sa saad Kuressaare, kuidas saab Flora lasta Kuressaare 15 peallöögid, no see on ju täitsa ulmeline number, et kuidagi ongi see, et vanurid nagu on tassinud, aga see just see mure, et need noored jah, kaitseliin on ikka, kes on Flora nagu parim, kindlaim keskkaitse duo, nüüd on olnud viimasel ajal Veering Kolobov oli viimas mängus, nagu ei olegi sellist asja paika saadud ja samamoodi, eks tegelikult on sul, kui keskväljal peab ikkagi Treida ja vanameister Antonov toimetama, siis see nagu ei ole midagi ei ole päris patju lotsutatud. Samas vaata mingite X ja asjade põhjal Floral tegelikult on kõik hästi, et see on see teooria, et võib-olla need tulemused on olnud kehvemad kui see punktid, mis neil tabelis on, aga Raljuri -7 on ikka palju, et see Levadia Flora sel korral on ikka päris suur mäng tegelikult. Aga ma arvan, et võitja on, aga tavaliselt sellistes mängudes võetakse just ennast kokku, et ma nagu kohe siin Levadiale kõike ära ei annaks. No ei, pool palk ära, nii et mina annan selle, et väga lihtne, et aga ma arvan, et see õige vastus on vaprus ja et ootamatu, et tõenäoliselt, ma arvan, me kõik arvasime, kui Pajo on tagasi, küll siis see mäng hakkab jälle lippama ja kui seal keskkaitses on need mehed Villata ja Sepik ja küll siis hakkab tulema, aga seni ei ole hakanud tulema. Ja oleks Pajo seal esimesel poolel, mis ta üle põmmutes on ära teinud jälle. Oleks võib-olla Flora surve all olnud hoopis, aga kahjuks ja praegu hetkel olen seda meelt. Minu lemmik küsimus, milline meeskond on kõige arusaamatum? See tähendab seda, et pole üldse pilti ees, et on, kuidagi see hooaja algus on olnud segane, olgem ausad, natukene, eks ole, nüüd on jälle jõudnud sinna, et laias laastus 4 tugevamat on 4 esimest on ja suures plaanis see möll on nagu saanud läbi, aga samas meil on hunnik satse, kelle puhul sa ei tea, kas ta võidab selle mängu, ma ei tea, 5-1 või kaotab 1-5, ei reaalselt, meil on hästi palju satse, et kus sul nagu mängust mängu see pilt nii retsilt kõigub. Andres Ooper, mis on sinu jaoks kõige arusaamatum sats, kelle puhul sa ütleme nii, et sa ükskõik, kelle ta mängima läheb, sa ei oska ennustada tulemust. Siis ma läks järgmisele Tammeka võib-olla läks. Tammeka puhul võitsid 3-1 Florat ja tundus, et hakkab tulema peale seda 0-3 Transilt ja 1-4 Paidelt, 1-4 Paidelt, see on väga ilus värav, see on teine vä? See pluss keskjoonelt Aaland sai vist tagurdades vigastada ja no vaatad üle ja ei saa aru, mis asja ta seal ära tõmbas või kuskil mainiti, et äkki hüpeka kuidagi keegi ei räägi sellest, et sul on käed ja siis lihtsalt tuletäpselt oli nagu seljast oleks mingi värd läbi läinud. See oli ka minu mõte, et järsku midagi seljast, et miks sa ei suutnud neid käsi nüüd veel rohkem üles panna, et miks keegi sellest nagu ei kirjuta või miks keegi ei uuri või et ütleme nii, et mõni teine meeskond laseks sellise värava, siis me küll räägiksime mingitest muudest Narva Trans näiteks Maardu linnameeskond, see on vana aja lemmik kõigil. Aga on ju nii, et selles mõttes tahaks täitsa huviga, et kahju, et niimoodi inimene vigastada saab, aga et mis juhtus? Tammeka puhul see raitse natuke tekitab muret, et 6 mängu 14 äravat sisse, nüüd viimases 2 mängus, eks ole, 7, see taga 0 on selline väga haruldane asi, et neil on see Pedro Manuel, kes on selline nii ja naa, Randras lahti, nii ja naa, eks ole, see legionär keskkaitsepaar, siis neil on, eks ole, ääreraitset, eks on pandud Pedmanson ja Veelma, kes on nooruspõlves olnud sellised, noored Andres Ooper. Üleval pool pigem on, jah. Et üsna nagu ründavad mehed on äärtel, keskkaitse on kuidagi rohmakas ja seal ees ka see, kuidagi seda kaitse on nagu selline, tuleb nagu kuidagi apse sisse, et see on nagu kummaline. Et see, ma ütlen, et kui Paidelt 1-4 saamine veel okei, siis Transit lihtsalt 0-3 tuimalt, see on nagu ikkagi, ma kasutaks sõna ikkagi lubamatu võib-olla isegi. No jaa, aga välismäng ja nii edasi, ikka juhtub. Ikka juhtub. Pluss, et tegelikult see oli selles mõttes ka kummaline mäng, et Tammeka peale löögid, raskilt 6-11 Tammekale ja seis 0-3, et tegelikult nagu loodi ja möllatega ei tuld. Seda küll. Nii, ma ei tea, ma pakun siis äkki Nõmme United, et see lihtsalt see, et kuidas nagu, mis on siis 6 mänguga, ise on lööd 16, välja võetud 12, just vaatasin, nad on siis nii-öelda ju teist hooaega mängid kõrgliigas, kokku on olnud siis selleks 42 mängu, 42 mängust ainult ühes, suudet oma vara puhtana hoida.
eelmise algus oli Kaljuga oli 0-0, et kuidagi nagu see, nüüd ka ju, ma ei tea. No minu jaoks on nad ka üks tegelikult pigem suur üllatus, ütleme niimoodi, et see just, kuidas nad on nagu väravasoonele saanud, aga jah, ega enda väravad nad tõesti puutumata ei suuda hoida. No ma mõtleme see sama Teransi mäng, et see oleks siin 1-5 lõppeda. Et see mõttes on, nad on isegi, see Nõmme United isegi mängu sees kõigub nii palju, et see on nagu, samamoodi, eks ole, see Tammeka mäng, mis oli täitsa lapatuu, eks ole, siin ei oli ju, see oli ju täitsa lappes, et samas, eks ole, Levadia Rütšiks, üli hästi kaitses, eks ole, seisti, tõesti, enam-vähem võrdmäng isegi mõnes mõttes. Ja siis, eks ole... siis lastakse niimoodi lõpusid ära lüüa. Et Nõmme United on, ma olen nõus, on üks arusaamatum. Et mina lihtsalt, et kui mulle väga häid variante jäänud, siis mina paneks sellise meeskonna Harju. Lihtsalt selle viimase Harju, mis ta tegi, siis vahepeal, eks ole, võitsid 2-0 Vaprust, peale seda nad olid liigas teised. Oli jutt, et äkki liidriks isegi. Liidriks, et on suures mängus sees, aga see, mis seal nädalavahetus Kuressaare vastu toimus, see oli ikkagi kohutav, et see 2-3, eks ole, iseloomustas seda mängu kuigi hästi, sest et seal oli üsna kiiresti 0-3 taga ja nii tujutud meeskondad või see Harju, täpselt see sama selline, et väravaht ja keskkaitsja lükkavad seal omavahel söötu ja sul isegi Vainul on, sa näed, et anna see kiire pall siin ette ühe korraga, ei, et kõik on nii aedlane tujutu, et see oli päris ehmatav mäng, et mina eeldasin, et Harju tuleb sealt sellise kindla võiduga ja me räägime jälle sellest, et Harju esinelikusse ja siis tuleb selline asi otsa. Samas ei olnud päris nii ka, et nüüd Kure läks 3-0 ette ja et oleks nagu domineerid, pigem ei olnud ju nagu nii, et seal Harju mängis ju, ei olnud Kuressaare ei olnud, et ju mängust üle ei olnud. Ei olnud üle, aga Harju mängis nagu nii tujutult. See oli nagu reaalselt aedlaselt, nii aedlaselt, kõik toimus aedluubis. See oli nagu umbes selline, et oli hommikul nagu ära, vennad ärkasid pool tundi tagasi ja pandi mängima. Nii uimast. Magas bussis, jah? Võimalik, jah. Aga ma arvan, et selle kategooria võitja on... Ma ei tea, mis on. Ma arvan, et mina olen selles mõttes selle Tammekaga nagu rohkem nõus kui enda pakutud Unitediga, sest United on liiga positiivne. No jah, ütleme, Tammekal on täpselt see ikkagi pigem seda kõikumist on nagu veel rohkem või siuke, ongi, võidan Florat, aga siis kaotan seal, järgmis nagu ise 0-3. Oleme nõus Tartu Tammeka, et ma ütlen, et kui Tammeka mängib siin nädalavahetusel Pärnu Vaprusega, Tammeka kaotaks 0-3, ei oleks üllatanud. Tammeka võidab 3-0, Kostkor 2 ja Maarjan 1 ei olekski üllatanud. Nii suurt arusaamatust, et ma jätkuvalt ei ole aru saanud, kas Tammeka on pigem liiga viimane sats või on pigem 5, et kui ma peaks valima, ma ei tea. Ma ei saa mitte midagi aru. Et see on huvitav. Mis meeskond on suurim positiivne üllataja? Andres Ooper. Ma võin siia esimesel panna. Ma lähen ikkagi võib-olla Kalju poole, et lähen lihtsalt teed, et Kalju siis vahepeal võitis, muidu ei mainigi, et selle võitis Transi 2-1 niimoodi, et mänguliselt oldi üsna üle, aga jäädi kaotusseisu, tuldi välja, siis et sulle pidi olema raske mänd Harjuda, aga oli tegelikult ikkagi väga nende käes ja nüüd lõppeks ülikehva mängupildiga võeti Levadialt ikkagi 1 punkt ära. Isegi oligi kehv päev või kehv mäng, isegi siis tuleb see 1 punkt ära. Et, tavaliselt niimoodi tuleksegi meistriks. Ja. Et Kalju, ma ütlen, et isegi suuremad, ma arvan, suuremad Kalju fännid ei arvanud, et see hooaja, me oleme mis ta on 6. voorus ja meil on 16 punkti, et ma arvan, et see kõlab nagu heaks üllatajaks küll. Jah, kõlab küll, ma ise paneks siis selle Nõmme Unitedi ja nende värav löömise, aga jah, Kalju vist kõlab ka mulle isegi paremini. Jah, Nõmme United siis 16 väravat liigas selgelt enim väravaid löönud meeskond, selgelt. See on täitsa müstika. Ja sina... No siis ma ei tea. Pane see laadri ära. Ma pakuks jah Harjut, kuna mina pakkusin Harjut hooajal viimaseks siis. Tead, ma panen ise siia ühe. Minu jaoks positiivne üllataja, et seda meeskonda ka mainida. Kuressaare. Kuressaare, mis ta teinud on, ei ole viimane. Aga just oleks sobinud eelmisesse selles. Et Kuressaare puhul tegelikult jättes kõrvale selle mängu Kaljuda, kus nad said 0-4, seal neid ei olnud, eks ole, platsil, siis need vahepealsed asjad, vahepealsed mängud, mis neil on, tegelikult, eks ole, Paidega 0-1, tegelikult seisti kaitses väga hästi, siis sinna sisse jääb ka
Florale 1-2 tegelikult, skoori poolest, nagu ma ütlesin. Skoori poolest okei, aga mänguliselt. Ei, peale löögid ei uuesti, seal oli peale löögid, 15 peale löögid Kuressaare. Ja nüüd siis tegelikult võideti Harjult 3-2, jah. Jah, et neil tegelikult nad on olnud suurte vastu üllatat hästi mängus. Neil on see mõttes, et see on tegelikult on olnud, minu jaoks on olnud Kuressaare, me ju OR rääkisime lühike pink ja blablabla ja blablabla, et see neid ohumärki oli oma jaru. Aga need ohumärgid kuidagi ei ole siin otseselt välja löönud. Ma huvitav, mis see, vaatame selle, jah, näiteks see sama Paide mäng, et sul peale löögid Kuressaare poolt 12-16. See mõttes peale löögid või XG-d vaatame, et tegelikult oli aus tulemus, et võib-olla isegi viik olnud. Et see mõttes, et see Kuressaare varjatult on olnud päris hea. Ja samas on Kuressaare ei ole ka nii-öelda selle kodupubliku arvult ei ole hetkel liigas viimane. Jah, ma ei tea, mis toimub, täitsa müstika. Ja pluss, et seal on need positiivsed tujusid ka, et see Talu, et sulle, keda vist post sulle kiitis, et sulle OEL Talu on täpselt mängil, keda jälgida. Jürisoo sai vist selle kuu parima tiitli neil, Kuressaare parim ja siis pani kohe 2 väravat, et Kivi midagi on teinud, et seal eespool on siis põnevaid mehi ka, et kui see kaitse poole see on natuke superdamist rohkem öelda ja positiivne. Aga ma arvan, et vali sa siis Kalvet, kuna ma sõitsin sust üle. Selles mõttes ma ikkagi pakuks ikka Nõmme Kaljut, et kuidagi, ütleme sellest eeldavast esinelikust, kui vaadata lihtsalt puhtalt nagu koosseisu, ega siis ju ma arvan, valdavas inimese arvas, et see esinelikust, ma tahan see nii-öelda 4. sats. Et aga tegelikult nad on ikkagi jätnud praegu kõige parem mulje, eriti just nagu kaitsefaasis, nad on olnud nagu väga head. Ma jätan ühe vahele, teeme üldse, et ma olen nõus, et sellega. Teeme hoopis, räägime natuke mängijatest ka. Vana ajad 6 vooru on tehtud, peetud. Kes on seni liiga parim mäng? Kaarel Täll, kes on meil siiamaani vestluses, tema pattus välja nime Romi Siht. Fikseerime ära, et Romi Siht sai ka siin jala millalgi valgeks ja tema suur õnn on see, et ta ei ole pidanud, mängib minu jaoks ei ole, aga kes on teie meelest hetkel seni liiga parim mängija? Ma ei tea, mulle on jäänud silma see Tampeduu Levadias siis. Sama pakkuda just. Olin kiire. Levadia Tampeduu, ooperi jõudis ette. Levadia Tampeduu, miks? Ta tõesti, ta liigub, ma olen nii laivis näinud kui telekast, aga ta jääb silma praegu. Ta nagu tahab, üritab väga positiivne, et jätab ka löömata, aga samas see viimane värav oli väga super, et praegu on ta väga positiivne üllataja lihtsalt. 4 väravat, et võib siis ära fikseerida on Tampeduul, et ründajateni jõuame veel eraldi käeda, see midagi seal vist Slava Zahovaikal see Tampeduu Paides oli ka, et kuidagi see asi sobib, et kuidas Anders siis on niimoodi, et mõne treeneriga sobib ja mõned ei sobi, et kindlasti on ikka igal ühel mingid sümpaatiad ja antisümpaatiad, et aga jah, eks antisümpaatiad, Arno Paipers pani äärele. Ma lõin kohe ikka värava. Et ja kui sa saad seda toetustreenerilt, siis kindlasti kandub ka väljakule edasi. Et kas ja mida seal Slava taga tegutseb, ma ei tea ju. Aga jah, sama me näeme ju Andrejeviga, kellel ründajad kogu aeg löövad väravaid, ütleme nii. Jah, eelmine aasta siis oli 29 mängu 8 väravat Tampeduul. See aasta siis 6 mängu ja 4. Et laias laastus ta on, ikka liigub selles tempos, et väravate arv vähemalt 2-kordistada. Eks näis, tema puhul muidugi on see küsimus, et kuidas see Vendel talle mõjub, et sulle hooaja algust ta sai seda vastutust, sai eksimisruumi, sai kõike, aga nüüd, kui sul on see Vendel tagasi, siis võib-olla, eks näis, kas see hakkab kuidagi mõjutama või mitte. Vot see võib psühholoogiliselt hoopis minna vales suunas ka, seda sa ka ei taha nagu. Aga samas, eks ole, on, et kuna mängitakse seda kuulsat rombi, Jensen, vaata, siis saab mahutada ründajat väga hästi ära, et see võib-olla on pigem boonus sellele, see Vendel Tampeduu paberil näeb hetkel selline päris potentsiaalselt ohtlik, aga me räägime meeskonnast, kes ei ole siiski liiga liider. Kes on sinu kandidaato parimale mängijale? Ma ei tea, äkki pakuks siis, kui Tampeduu võtta äkki võib-olla Cabralli,
et tegelikult ta on seal Paides olnud täiesti nagu täitsa hea, et kui siin ütleme hooaja eel oli selline visati ikka õhku, et kui siuke mees tuleb Eestisse, et mis siis tal seal nüüd nagu viga nüüd on. Aga pigem ta on ikkagi jäänud ju positiivselt silma, et ta liigutab palli, lööb lööb karistuslööke, teeb seal ühesõnaga ta on nagu pildis kogu aeg ja ta on nagu tundub, et ikkagi Paide jaoks väga oluline mängija, et kui siin viimased voorud on näha, et ilma näiteks Anieri või Ojamaata saadaks hakkama, et siis võite kuidas nagu ilma temata see Paide mäng praegu jookseks, et teda on ilmselgelt nagu selles koosluses tundub, et on väga vaja. See tundub olevat selline potentsiaalne vist müügiartikkel number 1 hetkel Eesti, ma ei tea, võib-olla ei ole ka number 1, üsna potentsiaalne müügiartikkel, et see eelmine aasta palju see Paide sai mängijate müügist mingi 1,5 miljonit või mingi hullu summa, vaata sinna läksid kõik need Saarma läks ja läks, kes see Saksamaale sinna St. Paulisse läks, see kambialane, kelle nimi mul ei tule meelde ja seal oli kellegi tule meelde, et neid mehi eelmine aasta müüdi korralikult, et see tundub olevat selline järgmine potentsiaalne see sai, jah. Tead, mina mõtlesin, et kui me valime liiga parimat mängijat, siis see peab tulema kindlasti liiga liidrist. Minu loogika ütleb see, et kui ma valin kõige väärtuslik mängija, eks ole, kõige parem mängija, siis see peab olema ikka liiga liidrist. Ma olen üllatunud, et te võtsite selliste mujalt. Jah, selles mõttes, kui sealt võtta keegi, siis... Las minu tunna, Andres Oota, sina lendad vahele, siis mina ja nii see käib. No räägi. Ei. Et mul käis endal ka mõttes Männilaan, et las see Männilaan jääb, Männilaan läheb kohe järgmises selles, mina vaatan ikkagi seda, et Männilaan tuleb järgmises kategoorias kohe, et kus sa tead? Parim ründaja. Aga parim mängija Ralju on lasknud sisse 2 ärat 6 mänguru. See on kõige silmapaistam, statistiliselt 2 silmapaistat asjaliigas. Üks on see, et Ralju on lasknud sisse 6 mänguru 2 äravat ja teine asi on see, et teise asi on jõuame, aga et peaks mina vaataks Nõmme Ralju kaitseliini otsa, kuna kuulus Tampeduu eile suures mängus pani müstilise mäda maha, lõi pallist mööda ja teine Tampeduu pani sealt risti, siis tema langes konkurentsist välja, et siis mina tahaks sealt Berk, kes on neid tõenäoliselt on hetkel liigas number 1 ära, aga mina läheks ka võib-olla sellis natuke eile ka seal mängu ajal sai juttu jäetud ja sai tõdetud, et see mees on ikka ülikõva olnud see aasta. Musoliitin. Mees, kelle ülesanne on kaitseliini ees asju klaarida, mees, kes on haige töövõimega, see minust eilse mängu kõige ägedam asi oli see, kui see Tampeduu hakkas sealt äärest läbi tulema ja ta oli mingi 10 meetrit Musoliitiniga vahet ja siis Musoliitin võttis selle vahe tagasi, tõmbas, pani keha, vend lendas ja siis jooksis edasi, et see natukene see küsimus on, et kuidas meie Eesti mängijad nii ei jõua joosta, et haige mootor, haige mootor, et samamoodi mul Ukraina, see teine laadri-ukrainlane Rudenko on samamoodi, ainult jookseb, lihtsalt selline, ma arvan, Tiidret Nurme vaatab, purat, see on ebareaalne, mis siin toimub. Et mina võib-olla isegi ütleks, et mina pakuks lihtsalt for fun, et rääkida sellisest meest, Musoliitin, et välja tuua, aga minu poolest võib panna kes iganes. Berk on võib-olla tõesti siis parem. Et Berki ei teeni välja ei pakkunud, siis läheb Berk. Aga ma mõtlen, see Ralju 2 ära taga, et seda peab kiitma. Kes on seni parim ründaja, siis on Andres Opperi vastus oli teada. Meil on enam ei saa ju see, tegelikult kui on parim mängija, aga siis ei saa nüüd järsku muuta, et keegi teine on. Kui on 2 ründajat valikus, aga jah. Sa võid nüüd Tampeduus juba räägi, miks sa pakud siis teiseks variandiks Männilaan? No Männilaan, miks ma ei pakuks teda veel parimaks, vaid Tampeduu on ees. Minu arust, et ta praegu veel raiskab veel võimalusi ka liiga palju, kus on isegi üpris lihtsad lahendused võimalik leida, aga ta saab väga palju võimalusi, et selles mõttes see, et sa juba saad need võimalused, on juba suur asi, on ju. Aga ta võiks olla võib-olla, ma ei tea, 2 korda rohkem väravaid löönud. Tal vist oma järgu, ma arvan, eile tuli penaltist, minust on midagi on veel penaltist, aga ma nüüd pead ei anna. Ma arvan, et Männilaan on üks Ralju edu alused. Kindlasti. Aga see ongi, sul on vaja ründajad, kes lööb väravad ära, et kõik teised võivad sul selle töö ära teha, aga keegi peab need sisse ka. Ta kindlasti on selle hooaega kindlasti rohkem pildil tulnud võrreldes varasemaga, et eelmine hooaeg, kui ta Kaljust tuli, siis ju kuidagi loodeti, et nüüd kohe hakkab tulema, seal mingid sähvatest olid, aga ei olnud sükast nii-öelda head stabiilsust, et nüüd ta ikkagi sel hooajal
on nagu ütles ka, et sellised nii-öelda kehvemad hetki on tulnud, aga pigem ta on ikkagi ta on kerkinud Kalju ikkagi üheks mänguliseks liidriks ja ta on väga oluline lüli selles meeskonnas, et jah, ütleme nii, et mul kuidagi Tampeduu on jäänud ka nagu rohkem kuidagi silma, just see kuidagi tema on selline liikus ja selline nõtkus või ta on kuidagi väga kuidagi sujuvalt toimetab see väljakul praegu. Aga Vänila on jälle selles selline päris tanke saa öelda, aga selline suur tugev mees, kes kulub sinna ette nagu väga, väga hästi ära. Ja. Pattus siis kolmas kandidaat välja. Kolmas või? Jah. Ma ütlen 4 väravat löönud, tõenäoliselt peab olema... see Ovuso mulle meeldib. Võtsid ära. Ka päris terava sellise liigutusega. Ta eelmine aasta esiliigas, miks ma ei kuulnud Andres Ooper OEL, et sa ei rääkinud, et Ovuso, võt see hakkab lammutama. Siis teda ei olnud veel. See, et Prosta Ovuso, see on päris müstiline leid, ütleks Nõmme Unitedil, et selline pisik, ta ei tundu üldse selline mingi üliäge, füüsiliselt vaatad suvavend, et sellised on ju igal pool, et natuke, onnar, ma ei tea, Andres Ooper. Ei, on nagu on, aga jah, mulle ka ta sümpatiseerib väga, et sa huvitav jälgida teda nüüd siit edasi. Mis ta nii eriliseks teeb siis? Või okei, las see Ovusu räägime, paneme, ma viskan kelle ma viskan siit. Paneme Tampeduu siis parimaks ründajaks last olla, et võiks ka Keero on löönud 4 väravat, fikseerime ära, mis on väga oluline Transi väheses edus ja 4 on löönud ka siis kuulust Tristan Koskor, kes on aga see on huvitav. Me võime Ovusust rääkida siin ka selles kategoorias, et milline noormängija on seni kõige positiivsem üllataja, ma arvan Ovusu 4+2 4+2 ta on selles mõttes nii-öelda punktitabeli liider, kui ma eksi. Andres Ooper, mis teeb Ovusu eriliseks? No midagi natukene võib-olla on sarnasust isegi ütleks Tampeduuga, ta liigub palju, see kuidas ta seal 2 mehe vahel väikse pettega ära läks, mulle väga meeldib selline ettearvamatu, et võt sorry, Eesti mängija ei tee selliseid asju, et sa ei näe sellist, et nii nõtkelt kuidagi liigub ja voolavalt. Ta saab olla seal, tal on jah see, mis ta siis on, ütleme, Harju, või Nõmme United mängustil on, ütleme, selline 5-2-3, et ta saab olla seal nagu nii-öelda, saab olla, et kui see Mätas on seal üks ees, siis saab seal olla liinide vahel. Ja jube, kui ikka kastis, päris äge löök on tal ka, et ikkagi, kui lüüa saab, siis nagu on ristis. Et see mõttes ma olen ka nõus. Kes noormängijat meil vanust ei ole, et see mõttes, et kuidas iganes tahame. Ma pakun Skvortsovi siis. 3+2. Fikseerime ära ja viimasel ajal mängib parem kaitse. Eile oli Liivak tagasi, jah? Eile oli Liivak tagasi, jah. Aga ütleme jah, vahepeal on nii-öelda kahvatumaid mänge ka olnud. Alustas jah, 7-2 olid vist väga silmapaistvad. Aga ütleme, Levadia puhul on juba äge nagu see, et oma noor niimoodi võimaluse nagu saab, et ma juba seda juba hindaks. Et pigem ajalooliselt ei ole seal need noored mehed on rohkem seal pingi otsal vaadanud mängu ja kaasa elanud, et ta on selline väga ka selline sihvakas ja selline huvitav kuju nagu. Sihvakas. No ma ei tahan. Ütleme nii hea sõna siis mulle asemel. Ei, sobib. Aga ma Skvortsovi ma olen nõus, et see mõttes, et eks me Skvortsovi siin kiitsime juba varem ka. Varasemast jah, et noor poiss usaldatakse karistuslöökide asjadega, kuigi seal on veel neid spetsialiste ja et kus maalt see noormängija üldse läheb? Mina pakuks välja Eestis, kus ma läheb? 25, jah? Jah, tahtsin seda. Mina pakuks välja ühe oma ammuse lemmiku, kes on ikkagi kes on selle hooajal Andres Ooper, sööduandjate nimekirjas number 1. Ma tean, vaatasin, Saka. Ei ole. Ei ole 4, aga seal on, oleneb statistilisest kohast. Okay. Ühel mehel on justkui väidetud lausa 5. Ei oska sulle öelda, eks ma pean nüüd vaatama. See on loomulikult kuulsast Obolonist üles kasvanud mees. Obolon on ju kõigi meie lemmikjõlur, või me olime 14.
või ei olnud? ei olnud. Ei olnud. Et see Danil Rudenko, et tegelikult selline, ma arvan, see Harju edus, selle mehe sellise lõpmatu jooks ja arusaamatud tõusud, et vahest mööda äärt, vahest sealt suudab nagu standardeid anda kõik, et see mingi määral, et ta saldo on 0+5 mingi selles, et selles mõttes, et oleneb, kus sa vaatad, et selles mõttes on päris jõhker. Aga kui ei tahaks teda öelda, siis võiks kiita ka, lähtudes sellest vanast loogikast, Alamaad muidugi võib öelda, lähtudes sellest, et kiidame liidrit, siis ka Orlov on päris huvitavad edasi tõusnud, et eile ka Orlov teenis penalti suures mängus. Et alati, kui ta vahetus tuleb, ta häda või mure on see, et ta minust Männilaane sinna väga hästi ette ja rääkis ei sobi, sest ta tuleb enamasti vahetusest, aga kui tuleb, siis teeb, et 1+3. Aga ma arvan, õige vastus on Rudenko. Ukraina poisid on teeb mulle meelde, et õige vastus on Ovusu vist, et see on päris huvitav. See on mõnes mõttes ootamatu, et Nõmme Unitedi kõige suurem müügiartikkel hetkeseisuna näib olevat mitte oma rasvandik, vaid legionär. Jah, ta selles mõttes tuleb nõus olla tõesti, et ta on siuke mängija, kes jääb nagu silma. Et kui seal paned seal 2 meest jooksma, siis tema on selline, ta nagu ikkagi nagu eristub ja tema see kuidagi liikumine ja siuke on silmapaistev. Jah, et siis on võttaski esiliga juurde, eks ole, eelmise aasta lõpu, siis 12 mänguga 9 väravat ja 4 söötu, et see mõttes, et hetke liigub sellises tempos, et rohkem kui üks statistiline näitaja per mäng. Milline vanur on siis, vanur on halbsõna, milline kogenud mängija on seni kõige positiivsem üllataja. Et siin on üks kõik, see on eeldatavasti, see on mõjutatud ootuste horisondist, kasutades ilusat sõna. Ma võin alustada seni, kui niida mõelda tahate. Minu jaoks on hooaja üks suuremaid üllatajaid. Kogenud mängija on siis ka oma parimas eas mängija, et mitte noor, et võib-olla et mina ütleks Henri Järvelaid, kelle mina olin võib-olla juba maha andnud sellise tipptasemel mängijana, et ma ei arvanud, et ta saab olema nii hea. Nõmme Unitedi see, et Nõmme United on löönud 16 väravat, ma arvan selle 16 väravat, aga on Järvelaidi enda väravad, on tema eeltöö, kuidagi talle sealse wingbackina mängimine kuidagi on hästi silmapaistev, et ta lubatakse tõusta, tal kuidagi on selline uus vabanemine või uus hingamine, et siin vahepealne see periood Levadias ja Tartus või pigem õnnetu, aga seesama siin eile siis otsustav 2-1 võiduvärav, täpselt see mingi ühe puutega see mätas sinna jooksu peale, täpselt sellised asjad, mida võib-olla eelmine aasta isegi näinud, sellised otsustavad kõike seda, et Järvelaid mina ei arvanud, et on nii hea. 2+3 on siis senine saldo, et pole ääriku kohta, äärik. Ja nüüd äärik oli mingi väljend mingi aeg meil siin. Õige, äärik, õige. Keegi pani selle isegi seal Aafrika seal kommenteeri. Õige. Aga nii, kui mina peaks välja tooma kellegi, ma pakuks samas Antonovit, kelle nimi nagu läbi käis just selle nurga alt, et ta nagu mis meie ennustas või? Ma räägi edasi, ma pean ju vaatama. Et ikkagi, kui eelmine aasta oli Kuressaares, siis juba oli see tunne, et ma ei tea, küll ta varsti tõmbab nüüd juhtme seinast ja aitab sellele karjäärid küll, et kui veidis sai rahaga teenitud ja kõik on hästi, et aga nüüd, ma ei tea, Floras läks umbes ka siuke tunne, et võib-olla teeb seal äkki kuidagi abistab sealt pingilt ja hakkab juba pooleldi treeneritööd tegema nüüd keskväljal kõige olulisem mees üldse nagu, et ma ei ütle, et ta nüüd liiga üks paremaid mehi nüüd kohe on, aga lihtsalt see, et nii-öelda kui ütlesid ka see ootushorisont, mis nii-öelda temaga seoses hooajal oli ja mis ta nagu praegu näitab, et seal on ikkagi... Kas sa samas? Ma lihtsalt, Flora on laadri taga. Seda küll, jah. Ma saan aru, sa tahad jälle siin Florat kiita. Jah. Mulle ei võtta raha ei üle tulda, aga kiidan siiski, et äkki siis tuleb. Ei, äkki teeme vaid nõus enam-vähem. Aga pigem jah, et ma ikkagi, just sama see, et nii-öelda see ootused versus reaalsus, et ma arvan, seal on see, tema panus on olnud tunduvalt suurem, kui talvel eeldada võis. Ja Anders Ooperil ma annan sulle ette 3 nime, sa võid ise valida nendest, kelle sa kolmandast valid. Ma pakuks välja Satarja Belaršvili 2+4 sel hooajal, aga sulgudes, kaitsemänd on nii ja naa, aga statistiliselt üli äge.
Pavel Marin juba 3 väravat, Tristan Roskor juba 4 väravat, mingil määral Kevin Mätas on ründajana, pole väga palju löönud, Rasmus Kats ja Ahmad Keero, kelle puhul ma olin, et eelmise hooaja põhjal mõtlesin, et on ta 4 väravat löönud juba. Et ma lasen sul neist valida ühe. Kui nendest 4 valida, siis jäävad Koskor ja Keero mulle ja ütleme nii, et Tammekal mida ma ise olen näinud, mida koha peal näinud, siis ma ütleks jah, et võib-olla siis valiks veel Koskori seal ikkagi, kui ei oleks tema väravaid, siis oleks Tammekal veel hullem see seis. Roskor eelmine aasta jah, oli kuidagi, ma ei teadnud, tal ei sobinud see, et olla selle sidekick, Bashiri, Bashiri sidekick, või mina ei sobinud, eelmine aasta ei tulnud mitte midagi. Et see on jah. Andres Ooper, kas sulle meeldis, kuidas sulle sobis olla sidekick, et sa olid selline särava ründaja, selline abimees. Mul oli jah siis see oli, kes seal Ivory Coastist meil oli ja siis kus kohas? Roodas ja siis kui ma sain ükskord vigastada, siis ta tuli ja see on nagu üks parimaid komplimente, mul on nii raske ilma sinuta, et mina nagu mängisin neid võimalusi pigem talle nagu, et niipidi oli see asi, aga ei oska muud moodi öeldagi. Välis Kalle, ma luban sul siis valida senise hooaja kõige positiivse vanema üllataja nendest härradest, keda me välja tõime. Kes sul oli, jah? Mul oli Järve Laid. Järve Laid või? Selles mõttes võib-olla tõesti, kui ma Järve Laiuga olen selles mõttes nõus, et mõtlesin hooaja esimene mäng Flora vast, siis ta veel laiutas seal palju käsi, oli suhteliselt õnnetusel väljakul, aga sealt edasi on ta ikkagi tõesti on tegelikult hästi mänginud ja see, et United ikkagi on täitsa tubli tabeli keskmik praegu, et ma arvan, tema panus on päris suur seal. Milline, teeme siis, et ei läheks päris konkreetsete mängijate tampimisel, siis võime valida ka liine või positsioone või kohti, et mis klubi, või selles mõttes ma võime öelda, et võite vastata näiteks, kuidas ma ütlen, Tammeka keskkaitse näiteks. Mis liin, mis kohad, mis mängija, mis asi on kõige suurem ebaõnnestuja seni. Mina võin alustada, mina arvan, et teeme vana tead, et kas me oleme kindlad, et Daniil Barreiko on meistriliiga tasemel väravad. et see on ikka apse sisse tulnud, et roolirahad, ma arvan, tema puhul võrdlus käib eelkõige isaga. Ei, mitte isaga. Millegiga ei ole nõus täna. Ma arvan, et võrdlus käib selliste meestega nagu Vainula näiteks või noorem Nõmm Pärnus. No selles mõttes, meil on neid noori värahte nii palju, et see noor väraht ei ole midagi eriskummalist Eesti liigas. Meil on kasvataja liiga, mis õitseb ja õlmitseb, aga selles plaanis, et nüüd ta sai, see viimane mäng oli kohutav, neid apse päris palju on tulnud tema pealt, et palju võiks, et oleks seal värava suul, ma ei tea, paneme Kuressaare Nõmm, et palju võiks transil punkte olla, võib-olla rohkem. Kui oleks Matrossoviga, mine Matrossoviga võib-olla 0, vaata Matrossov või Patuuris oleks seal ja mina ise ründajana samamoodi mõtlen ikkagi, et see kõik algab kaitsest tegelikult, et miks Nõmme Kalju on nii ees, sellepärast, et neil ei ole löödud, et ülioluline on, et sul on see kaitseliin ja väravvaht, kes ikkagi hoiavad seda asja, et küll need väravad tulevad, aga peaasi, et taga 0 oleks. Et selles mõttes ma olen natuke isegi nõus selle valikuga. Kuna te ei taha negatiivsed olla, ma võin need negatiivsed ise laduda. Ma ühe võin veel panna. Ma paneks Pärnu Vapruse poolkaitse. Lihtsalt sellepärast, et mõlemal suunal laperdab, et see mängud ei ole kontrolli all, lagunetakse, et kõige tähtsam asi, Andres vaidleb vastu, kõige tähtsam ründaja, vaata. Aga kõige tähtsam asi ikkagi on see korralik tugev keskväli. Kaitsesuunal, kui tuled sooda, asi laperdab, rünnakul ei suudeta liialt hästi luua. See põhjus, miks Pärnu on hetkel viimane, ongi see, et need väljad, pajod, kes meil kõik on tegelikult potentsiaalselt paberil on kõik ülikõvad vennad, siis nagu ei ole, minu meelest ei ole just see poolkaitse ei ole siin hetkel seni välja vedanud. No ma arvan, et Pärnul on üleüldse kogu see mäng ei ole praegu nagu kuidagi jonksus, et see võib-olla ei ole ainult isegi poolkaitseviga, et siin võib
igale poole vaadata neil seal. Samas mõtlesin ka, et kui seda nimekirja küsimust vaatasin, et oli ka, et kui nii välja tõus vabalt võib tuua ka ju Igor Prinsi, et peatreenerina mina julgeks. et ikkagi ju lõpuks ju algab ikkagi väga palju asju algab ju peatreenerist, et kuidas sa meeskonna seal, ma ei tea, valmis sead ja väljakule saadad, et see kuidagi tundub, et sellest 1-7, kuidagi tundub, et nad ei ole nagu kuidagi üle saanud sellest ja sellest nagu üle saada, see on ikkagi, seal peab olema see nii-öelda mängijal ka see kõrvas tugi või keegi, kes selle asja nagu aitab niimoodi kuidagi lahti mõtestada ja ära seedida, et kuidagi mulle tundub, et see asi ei ole nagu õnnestunud praegu seal, et see on kusjuures nii naljakas, et enne hooaega ei oleks niimoodi kuskilt näinud, et see võiks olla probleem. Isest ju ka, et treeneri pingil on ju ka, tooti sukast ju know-how'd veel juurde, et kui Taavi Viik sinna veel tuli, et seal nagu kuidagi võiks just eelduse põhjal nagu, et oleks nagu asi nagu veel tummisem, kui ta varem nagu oli, aga jah, midagi seal kuidagi tundub, et ei toimi jah, praegu. No mina siiski ennustan, oli üks spetsialist, kes arvas, et Vaprus annab tagasi, loomulikult mina. ma mingid asjad, mis on täiesti mööda, need unustan ära, aga mingid asjad on ikkagi ka täppi läinud seni. Aga ma arvan, et mina ei tea. Et me peame siin Pärnut nahutama, et asjad ei ole hästi. Pigem ikka ma arvan jah, kui me võtame selle 6 vooru järel, et mis on nagu üldse, ma ei tea, liigas kõige positiivsem, negatiivsem üllatus, siis ikkagi ma arvan see Pärnu hooaja algus on ma arvan ikkagi üks kokkuvõttes üks suuremaid üllatusi ja et asi nagu niimoodi on läinud, nagu see on läinud ja eriti arvestas jäänud nüüd neil just eelmist hooaega arvestades just seda, et tegelikult talvel ju anti ju põhimõtteliselt ju Paalberg läks ära, samas toodi ju Lepik asemele, eelmise hooaja teine pool oli ju tegelikult väga-väga hea, et nad olid ikkagi ju peab saama palju punkte kui esinelik kogus, et sealt nüüd selline muutus on kuidagi väga ootamatu jah. Mis teeb eelviimane või viimane vaata, mis teeb liigas tervikuna inim muret või mis on selline asi, mis kõige rohkem on seni hinge triipinud? Ma võin, kui tahate, ma võin ka neid ise laduda, aga kui on. Või ma pakuks kohe selle, et sama see on tehtud meil läbi ja käinud täna siin see ebastabiilsus kuidagi hea küll, me räägime, et on põnev ja huvitav ja võib-olla ongi niimoodi vaadata põnev ja huvitav, et 20 minti ründab üks, siis kui 70 minutit paneb järgmine trammi vastu, et on nagu tegelikult, mõnes mõttes ju pealtvaatajana äge, aga samas seda kuidagi liiga tasemest sa tegelikult ju sükest head muljet ei jäta nagu, et kui me siin mõtleme ju suviste euromängude peale, me tahame seal, et saaksime oma 4. kohta seal Euroopas hoida, et siis tegelikult seda sükest meeskondade üldist stabiilsust, üldist sellist, ma ei tea, suutlikkust hoida 90 minutit oma mänguplaanist kinni, selliseid asju tegelikult peaks olema rohkem, aga vähemalt senise 6 vooru tundub, et seda on ikkagi pigem vähe. Ja see mul oli kirjas, et just selles võtmes klubide seis eurosarja eel. Tuletame meelde, et meil on vaja suuri võite ja eduludusid, siis ükski kas või võtame see Levadia Ralju nädalas, ta ei olnud ju Andres kõrge kvaliteedigi mäng, ta oli selline kohati ju näidati vot see sama ebastabiilsus oli ka seal mängus suuresti oli ikka siin pusserdamine pusserdamise ajas jooma lihtsalt vastu ärme hakkasid keerutama et sellist mänge, kus sa nagu ootad sellist nagu suurtelt sellist nagu ükskõik mis mänge sa vaatad seda nagu ükski suur meeskond ei ole jätnud muljet Paide nüüd Tammet ma ei näinud, sest see oli samal ajal, eks võib-olla Paidel äkki jätab jalgu alla saama, sest Paidel oleks aeg, et Paidel justkui kõik on nagu reited nagu raad kuskil kinni. Ma võin ühe asja veel, peamine mure, seda, mida ütles ka Raarel Tall ja ma olen tema täitsa päri. Mingitel mängudel, kui sa vaatad, ma olen tõbin olnud, ma pole liialt palju staadioni ise jõudnud ja kui sa vaatad neid mänge, eriti mingi sport on mingi 200 inimest või sa vaatan, nii tühjad on need tribüünid mingitel mängudel, et mingitel mängud on tore, et on möllu, aga sa vaatad seda pilti, kuidas see ausalt ei kutsu ka välja või ei kutsu vaatama. Ma pean ausalt öelda, kuidagi vaatad seda, kas ma tahaks minna kuskil, Levadia mängib seal mingi 180 inimesed, kas tahaks selle staadioni olla? No ei taha. Ja kuidagi see kuidagi
ma ei tea, see pilt on midagi eriti nutter. Samal ma laupäevastel käisin vaatamas seda MMA üritust Raju. See Tondiraba oli ikkagi põhimõtteliselt rahvast täis ja möll käis seal. Samal ajal mul arvutis käis siis Unitedi transimäng on ju. Palju seal sportlandide pealt vaata oli, no ei olnud palju on, et siis vaatad seda ekraani pealt ja siis vaatad kõrval, kuidas ma ei tea, möll käib, et tegelikult tahaks jalgpallis ka samast asja näha või. Heigo käis eelmine nädal Tartus Eesti-Läti liiga finaali vaatamas, see oli 2500, ei no mis asi me saatsin ühel omat elamus nagu, saatsin kas või 1000, et no eile vaata seal Kaljumändul oli mingi circa 800, mingil Levadia mändul oli ka vist 800, aga selline vaata 240 oli United Trans on ju, ei ole ja see, ja Levapaide oli jah. Levapaide, palju siin kirja pandi lõpuks, 153. Oli. Levapaide, jah. Oli nii vähe. Ei, Leva-Pärnu. Leva-Pärnu oli 760. Aga ma mõtlesin, et see Levadia Pärnu vaprus näiteks, ei ole ju paberil liiga, kaks ülinormaalset meeskonda, see ja Prins on 153, jah, ma tean, et see keskmise mingi Levadia versus Flora toob selle 1500 inimest, keskmine läheb suureks, aga tegelikult see, kuidagi see pilt, mis on nendel väiksematel mängudel on kuidagi just teletraanilt vaadates on nagu hästi karm, et ma kuidagi see latt, see peaks olema 400 Levadia mängul, et alati 400 inimest, me peaks ikka kuskil seal olema. Ilm ei ole kehv. Aga pigem mulle tundub, seal ongi ju see, et kui seal nii-öelda spets mingit sellist kampaaniat tehta või kuidagi tagant ei urgitseta, siis see tundub 150 ongi umbes see, et kes tuleb on ju ja sealt edasi sa pead ikkagi nagu põhimõtteliselt inimese nagu värav sisse lükkama. Kusjuures tuleb meelde eelmine aasta vist järsku Flora mängis Levaga mingi karikamängu, mida ei reklaamitud, oli kohe tunduvalt vähem. Aga kui sa tegid sellest maikuus ajas mäng, siis oli ju väga palju rahvast, nii et pange rõhku sellele ikkagi, et kutsuge rahvast staadionile. Seal vist Harju tegi ja publiku rekordi. Nõmme Raljura, seal oli 600 pluss, eks ole, seal oli isegi pileti hind oli kallim. Vana hea, et kas, ma ei mäleta, mis see nuttu tekitas, et 12 eurot pilet või mida iganes on, et osade meelest on ikka liiga, ma arvan, et ei ole, aga seal oli ka vist, et sama toon kõrval, sama selle MMA, seal oli see tribüüni, see kõrgema rea pilet oli 37 euri, aga see rahvas oli nagu kohale, ikkagi nagu sa nagu pakud nagu mingit toodet või asja, siis nagu Eesti inimene ikka tuleb nagu kohale ka, et seal kuidagi on vaja see asi nagu, ma ei tea, söödavaks või inimesele huvitavaks teha. Harjus sai Laadris sai vist õlu otsa poole jälle. Aga seda lugu ma kuskil kuulsin jah, et inimesed kurssi linna peal, et tahtsid õlut ju, ei saa anda. Ei saa, vaat. Ja mul on üks asi veel, ma võin veel ühe, mis tekitab tervikuna muret. Kui sa vaatad, see on lihtsalt minu enda kiiks, see võib õigel debiilsem asi. Aga kui sa vaatad need highlight'e, nüüd on meil on mingi kommentaatoritel, kõigil on tekkinud oi, maania. Et see mõttes, et iga see highlight koostab sellest, mingi vend, ükskõik kes kommenteerib, peab ütlema oi. Ma saan aru, kus see tuleb, see Merdaranda Kruus ja see edasi. Ja ma saan aru, siin on, neid on palju, aga jumal eest, tehke midagi muud. See pidev oi-oi-oitamine, ma lähen hulluks. Aga ma ütlen, minu väike enda kiiks. Ma isegi aastat pole tähele pannud seda. Ma lähen hulluks, ma ei saa, vaata. Aga mis sa teed? Aga ma arvan, see publiku ootine tribüünidelt vastavata pilta, mis see peab. Sportlandil, see pilt näeb karm välja, et ma mingitel mängudel oleme ausad. Sportlandil puhul on see ka, et kuna ta tribüün on selles mõttes ju ma ei tea, suurem kui Harju oma näiteks ja siis ikkagi see tühjad kohad jäävad siis nagu rohkem silma ka, aga samas olgem ka ausad, jah, see mingi 150, 200, 250, see on ikkagi juba oma klubi seest võiks nagu rohkem igat nagu nadi, täpselt, jah. Aga mis see on, kus 150 inimest, sul on 500 last ja sul arvesta, et nendest 150 inimesest võib-olla 100 on omad sugulased kõik. No täpselt, jah. Et kuidas saab olla 150, see ei mahu mulle pähe. Et eriti arvestades, et Levadia, ta mängib ju tiitlile, ta ei ole ju, ma saan aru, Levadia on 9, et kõik on pekkis ja pole mitte midagi vaadata, siis ma saan veel aru. Juba siis tuldaks just vaatama, et mis nüüd veel saab, on ju. Aga mis peamine on, ma ei tea, sai läbi ekseldatud enam-vähem kõik oluline, et see 2 ülisuurt mängu, see, mis see 19, mis see kuupäev meil on nüüd? Pühapäev nüüd, jah. Pühapäev on selline suurte mängude päev, Paide, Nõmme Ralju mängivad ja enne seda Levadia Flora, et enam suuremat vist päeva ei saa olla, et seal on Paide vist võidu korral, eks ole, tõuseb vist liidriks,
sest neil on head to head, ma ei tea, kumba pidi see arvestament, no. Siis neil head to head on eelis ja pigem peaks omavaheliste mängude see olema, et kui nad võidavad, siis on jah, liidrid. No päriselt ei ole. Esimese vooru järgi vist on nii või? No päris, mingites loodika on ikka see, et head to head'i saab vaadata siis, kui on mängitud 2 korda, et sa ühe mängu pealt ei saa. Aga no ma ei tea, kuidas meil reeglid on ja lõpprootus pole vahet. Ja Levadia Flora on siis selles mõttes oluline, et Levadia kas tõuseb tiitli heitlusesse või siis Flora püüab Levadia kinni ja need on ühel puul veel, et selles mõttes, et slava. Varrihala. Varrihala on ta hea, see vahepealne, see mis siin ikka, see on ta naljatus, et minu see varb ole midagi hullu, et või Andres on. Ei, tegelikult kogu sinu vastu läheb siis õnne. Võib-olla pigem on kohtunikud ise võiksid seda asja paremini hallata, et see varriks juba, et aga mingid olukorrad jäetakse kuidagi varri pärast võib-olla vilistamata või me ei saa ise aru, miks, et sa ju nägid, no kui me läheme tagasi sinna Levapaide ja situatsiooni on ju, et vilista ise ära, tee ise enda jaoks asjad lihtsaks, et aga lased varril sekkuda ja siis pärast on kõik jamana. Et ma nagu jah, võib-olla enam varri isegi ei tooks, aga jah, kohtunikel on mingi karmid joonised ette antud. Ja mis siin on, 56 minutit täis, siis lõpuküsimus Andres Opperile. Andres Opper. Nii siis esiliigas tee siis hästi lühidalt, kuidas siis nüüd nii on, et siin viimasest nädalast tuli siis 0-1 Elvara. Ja siis tuli nüüd 1-3 Nõmme Unitediga ja hetkel siis tabeli keskpaigas. Teises kohast 3 punkti, aga Velko on päris pöörases hoos, et alustame siis Viimsi. No, 5 äravat, 5 mänguda 5 äravat ja 5 söötu, ülistabiilne see, või mis 5 söötu, 5 äravat ja 5 sisse lastud, et kõige vähem löödud. Ja ei, selles mõttes eks me arutame ja murekohti on kindlasti meie kui treenerite peas, aga jah, eks me peame siit kõik koos meeskonnaga välja tulema, et mitte midagi ei ole otseselt kadunud ju, alles 5 vooru mängitud, aga kindlasti on meil mõtteainest. Palju see stressi tekitab? Kas see, et vaata meie, olgem ausad, kui me tuusime, et sul on kõhuhädad, siis minu teooria oli see, et lihtsalt on põhja alt lööd selline stress, et sa võid siin rääkida küll, sõin midagi halba, vaata, ma arvan, see on ikka stressist sinu heas, vaata. Ei tule hästi selle stressiga tõesti ei toime, et eks jah, peab ka vaatama üle need asjad tõesti. Aga jäi, eks ma ütlen, 31 mängu on veel minna, et suvi on tulemas kõik asjad, et selles mõttes loomulikult tuleb asja tõsiselt võtta ja nii-öelda ega ei saa, küll tuleb, et nii ei tule kunagi, nagu ma olen siin rääkinud ammu, et Roodas ka arvasime, et tuleb ja siis olime üks mäng enne lõppu viimasel kohal, et ei, me peame mingid asjad paremaks saama kindlasti. Väravaid on vähe, siis jah. Põhimäng tuleb 23. aprill, ma vaatan. Jah. Veel kodab külla teile. Ma niimoodi enam ei läheks, et vaataks mäng korraga, et vaatame, nüüd tuleb FC Tallinn ja et see üks mäng korraga ja vaatame, kas saame asjad minema. Teeme siis see eelviimane küsimus Andres Opperile. Oli viimane. Ei, see oli soendusküsimus, see oli nädala esiliigas, et Velkol asjad lippavad ja Viimsil ei lippa ja see on vist siin vaatab. Aga Sohna lõi siin meil sellise värava, et keskjoonelt, Andres Opper, mis on sinu kõige raugem värav, mis sul meelde tuleb? Kas sa oled keskjoonelt kunagi löönud? Keskjoonet mitte ja keskjoonet ei ole löönud, olen proovinud, on napilt mööda läinud, et see oli ausalt unistus, et kahjuks ja nii hästi ei läinud, aga ei mingi 25-30 pealt olen küll löönud, et seal jälle Hollandis siis oli unistus lüüa keskjoonelt? No ikka oli, jah. Ikka nägid neid Beckameid ja asju ja kõike nägid ja vaatasid, et see vägevad väravad ju. See on mina alati, minu reegel oli see ühe korra pead, trennis või et ühe korra pead kääre proovima. Mitte iial ei läinud sisse, aga lihtsalt ühe korra kui on võimalus, siis peab kääre lööma. No mingist vanusest alates ei tasu. Ei tasu, jah. Aga praegu hüppaks, siis tahaks voodisse hüppaks. Olge praegu liikud kääri.
mõnusalt. Mina mängin ainult muru peal, vaata, seal muru peal on mõnus maad. Kunstmurud saatanast. Teeme kõik need kunstmurud, teeme partlataks ja asfaldi alla. See on jah nüüd aktuaalne. Kuidas sulle meeldib see, et on, kas sind häiris, et on tehtud Nike Arena parklaks, ei tea vist? No seal Nike Arena pole mänginud ise, et või ühe korra olen mänginud, see jah, kuidagi imelik see kunstmurud, mingi liiva ja ma ei tea, mis asi see on, et ei teagi, ei ole nagu arvamust selle kohta. Et kui see ei riku kunstmuru, palun väga, tehke, et seda ma olen küll näinud, et näiteks Taanis muruväljakutel tulid autod, aga seal vist pandi mingid asjad alla, vaata, et treeningväljakutel oli siis parklad tekitatud, et see oli täiesti tavaline asi. Ja ma arvan, lõpetas võib ka selle minu ühe suure lemmiku Mart Simkini saada ära vist läbi rääkida, et noh, päris karmik. No, see on mängija, vaata, keda ma ütlesin, et ma olin nagu pettunud, et ta ei siirdunud suvel, eks ole, Levadiasse, Raljosse, minu meelest oli Eesti suurklubi vääriline mees ja sul on selline mäng tammetada ja noh, põhimõtteliselt karjäär võib olla läbi. Selles mõttes peaks talle kõvasti jõudu soovima praegu ja ei olnud ja nägi, et seal ei olnud ju selline räige olukord ka, et kaamera nurk on nii kaugelt, et ei saanudki aru ka ja täpselt hakkas vist kangutama seal, võib-olla oli pall natuke liiga kaugel, et kuidas, no nii õnnetult saab minna, et täitsa valus, jah. Eks siis, mis see on siis? Parema sääre lahtine killustunud ja nihkeda pindlumurd ja sääre ja pindlumurd. Põhimõtteliselt kõik asjad. Noh, kui hullem kindlasti ongi see, et see just see killustunud on, et oleks tõesti murd on ja see murd kasvab paremini kokku, aga kui seal on nagu see juba seal tükid ka sees, siis on ikkagi raske seda asja niimoodi. No vaata, tal on selle veresoonte ja asjadega, et see ei kõlanud üldse hästi. Mul on see minu reaalselt viimane jalgpallitreeni, ma arvan rohkem ei käinud, võib-olla käisingi oli see, kui mul läks näpp, mul siiamaani käsi ei lähe rusikasse, see näpp läks niimoodi ja see oli ka ma arvan, et oli näpuda täpselt see sama asi, et oli näpp, väike näpp, see on täitsa savi ja oli samamoodi, ta oli lahtine ka, oli killustunud ja nihkine, et oli, läksin sinna rõõmsalt, tegi veel tööd, vaatasin, näpp on nüüd lilla, vaata, et peaks siis ikka emosse minema. Läksin emosse, vaata, tehti pilti, istud see rahulikult ja siis ühel hetkel tuleb mingi, et okei, teeme süsti, siis tehti mingi kätte, tehti mingi, ma ei tea, mingi miljon süsti, ma mõtlesin, okei, mul on nagu asju juhtunud, et ja siis küsin, mis see on, siis vaadud peale, see on enam hullemini, ei saa näpp minna, siis ma oli selge. Siis tuli kolm arsti tuli juurde ja siis põhimõtteliselt kannutasid selle, oli näpus tükk väljas, siis oli viltu ja kõik see, et siis mingi raiut enam-vähem ta sirged, vaatad seda näppu, noh, mitte midagi ei tunne, vaatad, võigas. Aga tule ma nii loll mees, siis ma kuidagi suutsin nii, et ta ikkagi kasvas salesti kinni ja ma pole arsti juurde rohkem läinud, ma ei taha rohkem seda lahti murda. Hilja ära, elu lõpuni invaliid, jalgpallitasu ära. Mul vennal oli kunagi niimoodi, me heitsime suvel kunagi omal ajal Kiviaedu Saaremaal, siis ta lõi sõrmi ka niimoodi 2 kivi vahele ja siis mitte, kui luu läheb tavaliselt niimoodi pooleks, siis tal läks niimoodi pikkupidi pooleks. Andres Hopper, mis on Andres Hopper siis? Võib-olla ei ole küsin, mis on sinu jaoks sinu karjääri kõige raskem vigastus? No ma murdsin seal koondise mängus selle pindlu ära, et kui see kokku kasvas, siis kasvas ka valesti kuidagi ja siis öeldi, et see on nii kõva, et see rohkem katki ei lähe. Et ma loodan nüüd samamoodi ahjupera, ma tean, on ju murnud jalaluud ära, et eks neid jalaluusid on ikka murtud, et selles mõttes ma loodan, et ikkagi ta tuleb tagasi. Ja ma arvan, et see ei ole selline asi, vaata, et on ikkagi luu, kasvab kokku kõik. Pääsi, et sa ei kardaks rohkem. Ja eks see on psühholoogiline trauma on ka kindlasti väga seal vist on rohkem see veresoonte asi vist on seal Mart Simkinil, et ma ütlen jah, et luumurrud tavaliselt, sellised rõvedad luumurrud, no me kõik oleme näinud, see Džibril siis see, et jalg ühel hetkel lihtsalt hakkab vales kohast lotendama, need on õige. Vaata vist Henrik Larsen oli see, et kui ta kukkus ju kunagi pikalistel, põhimõtteliselt oli 2 põlve nagu oli. et see on jah, Andres Hopper, mis on läbi aedade trennides kõige võitjam vigastus, teeme siis sellise küsimus, mis sa näinud oled? Trennis ei näinud, aga ma olin selle sama siis see kõrvale, me läksime kaitsjalt palli ära võtma, kaitse kattis palli ja siis see hakkas üle tema jala kuidagi panema ja kaitse pani jala ette ja ta lõikas putsakorgiga lihtsalt mingi sellise 10 sendise lihtsalt konkreetselt luuni selle asja kätke, siis ma olin seal samas esimene kõrvas, vaata, et ei. Pilt taskus selle. Ja see oli kõik, tegelikult oli ju kogematega, ta ei läinud meelega midagi tegema, ta sai 5-mängulise keelu selle eest, et sellega ma nagu ei ole nõus, aga näed, nii juhtus, et see oli üks võikamaid asju. Et ma nagu lahtist luumurdu ei olegi näinud. No, võt.
rõve. jah, täpselt. aga tervist, et see Martsimki kahju, selles mõttes, et ta annaks, aga ma mõtlen positiivselt, et äkki ikka tule tagasi. Tuleks tagasi, et Jerry selliseid asju ei taha teada, et eriti noor mängija. Oleks mingi vanem mängija. Savi. Mingi sinu ealis, mingi 41-aastased vaata vaidis ka, et vahet ei ole, sul mingi nii kõik läinud. Sa oled nii kaastanud inimene. Jah, et see mõttes, et see ongi see. Jah. Kuidas seda teab, kas see saade tuli nüüd normaalne ära? Öelge see ilusad lõpusoovid, minge vaadake siis nädalavahetusel jalgpalli ka ja eelkõige vaadake teisi mänge, mis ei ole suured, et prooviks nii, et igal mängul vahetus. Ilm peaks soosima, nii et jah, kõik jalgpalli vaatama. Madis Kallet. Ja mis see on sinu siis tänane sünnipäeva masterplaan? Ei olegi väga masterplaan, eks ma poisiga lähen teen õhtul midagi. Miks sa ei ole selline sünnipäevad täist? Mina ta ei ole. Ei, ma väga ei ole viimati täist sünnipäeva suuremalt, kui 30 sain, et siis jah, oli meeleolukas istumine toona. No vai, selge. Aga nii see oli. Proovime siis kõik järgmiseks korraks terveks saada. Ja see otsime siis külli öelda kuulmiseni kõigile. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.